Tšauka! Tere tulemast tagasi! Ja tere tulemast tagasi ka vist minule, sest et me ei ole nii ammu näinud. Ma alustan siis sellist sügishooaega. Ma vist viimase video tegin suvel, jah. Palju on vahepeal juhtunud, ma olen täiesti uues kodus, ma vahepeal kolisin, oli väga mõnus puhkeperiood vahepeal, ma käisin mitmel reisil. Kes mu tegemistega ei ole veel kursis Instagramis või TikTokis, siis tule mulle ka sinna külla. Aga ilmselgelt ma endiselt ju kogusin tühje pakendeid. Ehk siis kõik need ilutooted, mis mul, see ajab juba üle ääre, ja kõik need ilutooted, mis mul on otsa saanud, tulevad täna jagamisele. Ja annan sulle märku, milliseid nendest ma soovitaksin, milliseid ma ostaksin kohe uuesti, nii et räägime tühjadest pakenditest. Nii, mul on tänases videos päris hulk tooteid. Mul on juuksehooldustooteid, kehahooldus, meigitooteid, nahahooldus ja on paar toodet, mis on lihtsalt oma kehtivuse lõppenud või mille kehtimise aeg on lõppenud ja mida ma lihtsalt ei saa edasi kasutada, aga mul on jäänud natukene alles. Ma võib-olla alustakski nendest toodetest, sest et alustan Babee Superfluid niatsiinamiidiga. See on siis nende SPF 50 rasusele nahale matistu peaks olema SPF 50 niatsiinamiidiga. Selle SPF-i puhul mulle esiteks muidu Babee Superfluidid väga meeldivad. Ma armastan nende hyaluroonhappe oma ja toonitud oma rohkem kui seda. Miks? Sest see rullus meigi all. Nii et kui sa kannad meiki, siis ma seda ei julge väga soovitada, minul hakkas rullima. Kui sa ei kanna meiki ja sul on rasvune nahk siis, või rasvasusele kalduv nahk, siis see on väga mõnus. Aga jah, siin juures ongi see aga, et kas sa kannad meiki või mitte. Mina isiklikult ei ostaks rohkem, sest et ma kasutan igapäevaselt pigem meiki. Muidu väga meeldivad. Mis mul jäi ka lihtsalt nagu natukene siin otsa kasutamata, umbes mingisugune nii palju on alles, on Revoxi C-vitamiiniga seerum 20%. Revoxi toodete kohta olen varasemalt rääkinud, tegelikult mul on praegu üks suurem hulk Revoxi tooteid veel katsetamisel, just mis on mõeldud, siis Revoxil on sari nii-öelda probleemsele aknele kalduvale nahale ja punetavale nahale, et neid tooteid ma olen praegu katsetanud. Kui sul on huvi, et ma teeks nende kohta video, siis anna mulle alla märku. Aga Revoxi C-vitamiini seerum oli suur üllataja minu jaoks. Ta on 20%, mis tundub, et ta peaks olema nagu päris tugev. Minu nahal ei on tärritav, ei tekitanud midagi ebameeldivat. Ta sisaldab aloe veerat ja rohelist teed, mis on mõlemad sellised niisutavad, rahustavad toimeained. Selles mõttes julgen soovitada äärmiselt tore, puhtad C-vitamiiniga siis seerum. Aga jaa, kuna ma katsetasin mitut erinevat C-vitamiini seerumit, ühte, millest ma kohe räägin nüüd kohe, siis ta jäi mul natukene seisma ja kuna tal on kirjas, et tuleks ära kasutada 6 kuu jooksul, siis see 6 kuud on nüüd kindlasti juba ammu läbi ja ma olen jõudnud põhimõtteliselt peaaegu otsa, aga ma otsustasin, et nii, nüüd ta tõesti on oma kehtivuse kaotanud ja aitab kasutamisest. Soovitan soojalt, kui sa ei ole katsetanud üks odavamatest C-vitamiini seerumitest, mis ei ole rasvane ega õline, sobides kõigile nahatüüpidele, katseta. Ma ostaks võib-olla veel, aga mulle meeldib üks teine C-vitamiini seerum natukene rohkem, millest ma kohe räägin. Ja selleks on L'Oreali uus Revitalifti puhtad C-vitamiiniga seerum. Siin on nüüd C-vitamiini protsent 12%, siin on veel salitsüülhappe ja E-vitamiin sees. See on nüüd L'Orealil täiesti uus toode, tulnudki välja siin eelmisel kevadel või sellel suvel, kui ma seda videot filmil aastal 2023. Mulle väga meeldib see seerum. Selle seerumi puhul ma tõesti nägin nagu suuremat erinevust just nahatooni ühtlustamisel, särastamisel, tugevama efektiga kui see seerum. Kuigi siin Revox ütleb, et tal on isegi tugevam protsent C-vitamiini, nii et võta kinni. Iseenesest, mis on nende kahe erinevus? Revox on siis ilma lõhnata ja hinnaklassi puhul soodsam, siis kahjuks L'Oreali puhul on siis see, et tal on lõhn. Ja ta hinnaklass on natuke kõrgem. Väga meeldis. Ka selline mõnus vesine keel ja sobides kõigile nahatüüpidele. Ja mis mulle meeldib ka on see, et siin on salitsüülhapet kergelt sisse siis pandud. Salitsüülhappe just rasvususele kalduval nahal on hästi hea toimeaine. Väga meeldis. Ostaks kindlasti veel ja mul on minu teada juba uus olemas.
ootel. Aga jaa, ka see on nüüd nendest toodetest, hüppan korra tagasi, mis mul jäi natuke kasutamata, sest et ta värvub päris kiiresti oranžiks. Nii et selles mõttes selle puhul on oluline, et kui sa teed ta lahti, kasutada võimalikult kiiresti ära ja hoia teda külmkapis. Ja 4. seerum, mis mul jäi ka natukene lihtsalt kapi põhja nagu või kappi seisma riiulile, on siis Garnieri C-vitamiini seerum. See nüüd on niatsiinamiidi ja salitsüülhappega. Nendest 3 ma vist naudin seda nagu kõige vähem. Kuigi ta on ka mõnus selline keel ja spiimias, nagu siit on natukene võib-olla läbi pudeli näha. Ta on kergelt ka lõhnastatud. Garnieri hinnaklass, Garnieri hinnaklass on natukene taskukohasem. Sobib see seerum nüüd kindlasti rohkem rasvususele, kalduvale nahale, sest et sisaldab nii salitsüülhapet kui niatsiinamiidi. Et jällegi ta on nagu antioksüdantide poolest on väga hea. Selle särastava C-vitamiini efekti puhul on see nüüd minu meelest kõige nõrgem nendest 3. Et oleneb lihtsalt, mida sa otsid. Otseselt kohe ei torma seda ostma, sest et ma tõesti nautisin seda L'Oreali oma kõige rohkem nendest 3. Nii, mul on nüüd need tooted minu teada enam-vähem ära jagatud, mis mul jäi nagu kapi põhja veidikene seisma. Aga nende puhul ongi tegemist pigem sellega, et C-vitamiin lihtsalt rikneb või nii-öelda siis kaotab oma efektiivsuse kõige kiiremini. Ma võtan vahele juuksetooted. Mul on vahepeal otsa saanud 2 šampooni. Need on siis Fructise... Nonii, ma olen tagasi. Need on 2 Fructise šampooni Garnierilt. Mis ma oskan nende kohta öelda? Mulle väga meeldib see roheline. Tal on hästi tugev selline nagu kummi hapu õunalõhn, kui sa kindlasti tead, mida ma mõtlen. Ta sisaldab niatsiinamiidi, mis on selle puhul nagu hästi tore, et ta veidikene peaks reguleerima su peanaha rasueritust. Vähemalt teoorias võiks olla nii. Nii et nendest 2 ma nagu nautisin seda sellepärast rohkem, et tal on lihtsalt see toimaine sees. Nad mõlemad on minu meelest rohkem, ütleme, rasvusele peanahale sobivad, sest et nad on tõesti selles mõttes tugevama nagu puhastusainega kui sellisega. Iseenesest lõhnad on mõlemal täiega mõnusad, selline lihtne igapäevane šampoon. Ma ei ole kindel, kas ma koheselt ostaks neid uuesti, aga samal ajal mulle meeldis neid kasutada ja kasutasin täiesti lõpuni ära. Üks niisutav spreibalsam on otsa saanud. See on nüüd L'Oreali siis Hyaluron Plump sarjast siis niisutav hyaluroonhappega spreibalsam, mida siis saab kanda pärast pesu juustesse. Mulle meeldis seda kasutada, kasutasin täiesti lõpuni ära. Ma ei ole nüüd kindel, et ma haaran kohe uue pudeli järgi, sest et mulle meeldivad natukene mõned teised niisutavad spreibalsamid rohkem. Samal ajal ta minu meelest aitas kaasa küll, et katseta ära, kuidas sulle tundub. Tasub proovida küll, aga ütleme, ei ole nagu nii hurraa, et ma lähen ja haaran seda kohe uuesti. Ja siis üks kuiv šampoon lihtsalt katsetasin, ostsin kas Selverist või kuskilt Rimist Saiossi siis kuiv šampoon. Ma ei ole nüüd väga tihe kuiv šampoonide kasutaja. See tõesti oli selles mõttes selline nagu tugev. Tal on hästi tugev see sprei. Ta jättis natukene valgeks mu tumedad juuksed, et pidi selle niimoodi mõnusalt peanaha sisse töötama, mis on täitsa okei minu meelest. Tal on päris tugev aroom ja selles mõttes selline natukene nagu juukselaki poole kalduva lõhnaga. Ei olnud võib-olla 100% mu lemmik, et ma kohe ostaks juurde, aga samal ajal ta oli mul kasutuses ja kasutasin lõpuni ära, nii et selline komsi-komsa. 2 kehatoodet. Üks jalakreem. Babel on uureaga jalakreem, selline 100 milliliitrine päris toredalt suurem pakend. See on üks imeline jalakreem. Võid kasutada ükskõik kus kohas tegelikult kehal, kus sul on tugevamalt kuivem nahk või isegi selline paksenenud nahk. Uurea toimainena suurepärane niisutaja ja kergelt ka koorib, nii et ta natukene neid paksenenud kohti lihvib ära. Hästi mõnusa lõhnaga.
see, kes on Uuriaga Babee kehakreemi kasutanud, siis see on sama lõhnaga minu jaoks. Troopiline Hispaania päikese all. Väga mõnus. Hästi-hästi tore. Ja tõesti oma kreemi, selle konsistentsi, efekti, imenduvuse, kõige osas ainult plusspunktid. Ma ostaks seda kohe veel. See on super mõnus. Ja teine kehatoode, mis on otsa saanud, on kehaseerum või keha selline losioon. Be-Tanni oma Be Fresh on selle nimi. Hästi toredad uued tooted, mis tulid minu meelest suvel või kevadel Tallinna Kaubamaja müüki. Jällegi nad on vegan, julmusevaba, suhteliselt hea hinnaklassiga. 200 millilitrit oli see minu meelest. Ei, 236 millilitrit. Neid tuleb erinevates erinevate toimainetega kehaseerumeid. Minule väga see kollane meeldis. Ta sisaldab hüaloronhapet, niatsiinamiidi, lagritsajuurt ja C-vitamiin. Hästi kerge selline keelias tekstuur oli. Suviseks ajaks, igapäevaseks pärast duši kergeks niisutajaks mulle väga-väga meeldis. Ja sellel oli ka väga mõnus lõhn. Selline värske, natuke puuviljane. Mulle see kollane nagu väga-väga meeldis. Ma ei oska teiste kohta öelda, sest et nad on natuke erinevad ja neil on kõigil natuke erinevad toimeained ka sees. Aga seda kollast mustaks küll kohe veel. Hästi mõnus suveks. Nii, ma võtan vahele meigitooted hästi kiiresti ja siis on jäänud veel nahahooldus. Nii, mul on siin 2 ripsmeduši, siis L'Oreal Pruun Volume Million Lashes. See ripsmeduš mulle väga meeldis. Mulle väga meeldib ta aplikaator, selline plastikust lühikeste harjakestega. Ta jätab väga mõnusa sellise igapäevase ripsmekaare. Pruun, ta oli natukene pehmem kui võib-olla hästi must, kuigi ta oli pigem ikkagi musta poole kaldu. Mulle väga meeldib see. Ma ostaks seda teinekordki. Ja siis on mul Maybellini Sky High. See on ka nende pruun ripsmeduš. Ka see oli väga-väga tore. Tal on sarnaselt selline plastikaplikaator, hästi lühikesed harjased. Selle ripsmeduši puhul on nüüd see, et selle eemaldamine õhtul on natukene keerulisem. Mul läks nagu natukene rohkem aega, et seda ripsmeduši oma ripsmetest ära saada. Rohkem nagu pikendav ja koolutav, eraldav. Sellega annab ka natukene rohkem volüümi üles sättida. Aga väga meeldis see just suvisemaks perioodiks kasutada. Ta ei läinud laiali, mitte midagi. Väga mõnusalt pikendas, eraldas, andis sellised nukkuripsmed. Ja pruun jällegi oli tore katsetada. Ta andis kergelt pehmema efekti lihtsalt. Ostaks küll veel. Aga natuke jah, see eemaldamine oli kergelt aeganõudvam kui siis L'Oreali puhul. Üks mu lemmikutest konsiileritest. Ma võin öelda, et ta on tõesti otsas, sellepärast, et kui ma nüüd siia sisse vaatan, siis ma tegelikult ei saa sealt enam väga midagi kätte. Ja ta on ka ilmselgelt vana. Oja. Mul on vaja seda nagu tunnistada endale, et see on mu meigikollektsioonis olnud ilmselgelt liiga kaua. Aga millest ma räägin? Ma räägin Catrice'i Liquid Camouflage. Yes. Liquid Camouflage konsiilerist. Minul on ta värvitoonis 010 Portselan. Mulle väga meeldis see konsiiler. See oli üks mu lemmikutest, mida ma haarasin nagu ilma mõtlemata ka peaaegu iga päev. Miks? Tal on hästi mõnus, kergelt niisutav koostis. Tal on selline kerge kuni keskmine katvus. Ta jääb hästi naha moodi. See toon oli täpselt see, mida ma vajasin. Ta püsib, ta istub ilusti ükskõik millise teise meigitoote kõrval. Kui sa ei ole veel seda konsiilerit proovinud ja sa ei otsi nagu liiga tugevat katvust, siis proovi ära, et ta on väga mõnusalt sellise satiinise naturaalse tulemusega. Ta ei ole liiga kuivatav, ta ei ole liiga vesine või liiga niisutav. Väga-väga mõnus. Kui mul ei oleks nüüd praegu mitut erinevat konsiilerit lahti, siis ma ostaks seda tõesti kohe veel, sest et mulle väga meeldib ta. Järgmine vana toode, mis lihtsalt peab minema prügikasti, sest et on viimane aeg. Selleks on Milani Lauvervi Primer. Klassika. Töötab 100% imeliselt. Ma praegu katsetan, saan näidata. Ma olen meigi laua taga, siis ma saan teile haarata kohe. Ma praegu katsetan Essence'i uuemat siis Lauvervi Primerit. Ka täitsa tore. Temaga ei teki sellist nagu stiki momenti või haaravat momenti nagu temaga tekib, et see lihtsalt nagu silub laud ära.
aga no kes ei ole seda Milanikat veel proovinud, siis viimane aeg, proovi, sest et see on tõesti üks parematest, mida ma olen kuulnud, kes on veel rohkem Low Value Primerit katsetanud kui mina, terves nii-öelda siis odavamas kosmeetika variantides. Super toode, ma ostaks kohe veel. 2 huuletoodet järgmiseks. Ma võtan selle Wet n Wild'i Comforting Lip Color on selle asja nimi. Ma ostsin selle toote endale vist mingi pool aastat tagasi, äkki kevadel millalgi, ma ei mäleta. Ja alguses kasutasin, väga mõnus, ta on selline natuke nagu huulepulga ja huuleläike vahepealne, aga tal on lausa rääsunud lõhn. See on uskumatult ebameeldiv. Et ma lihtsalt otsustasin, et ma viskan ta ära, sest et ja see on üks toodega, mida ma ei saa üldse soovitada. Mul on tunne, et see lõhn nagu tekkis mingi ajaga, kui ma seda kasutasin, sest et alguses ma olin nagu väga-väga üllatunud ja rõõmus ja igati entusiastlik selle toote osas, ma kasutasin seda ja ma ei mäleta, et tal oleks alguses seda olnud. Ja nüüd see on järjest enam tugevamaks läinud, nii et see võib olla tekkinud ajaga, aga ta ei ole mu kollektsioonis olnud isegi aastat mitte. Ja see on tekkinud selline, et ma lihtsalt pean ta ära viskama, sest et see on niivõrd ebameeldiv. Kuna ma kolisin ja ma pidin ka kolima ju kõik oma meigitooted ära, siis eks ma tegin ju asjades natukene rohkem nagu ülevaatamist ja inventuuri. Ja siis, kes mäletab seda huulepulka? Punane huulepulk, see on Douglas kosmeetikult. Isegi ei julge vist seda lahti teha. Aga, mõtta? Jaa. Mingi hetk lihtsalt ta oli mu meigi kollektsioonis iseenesest, reaalselt iseenesest, ma ei tea, mina ei ole temaga midagi teinud. Ta oli ilusti mu meigi kollektsioonis ja nüüd ta on reaalselt lihtsalt katki. Huulepulga ots on lihtsalt ära murdunud ja ei saa teda ei kasutada ega mitte midagi sellega teha, nii et mul ei jää muud üle, kui see lihtsalt ära visata. See on suurepärane ilus punane huulepulk, muidu mulle väga meeldis see värm, mulle väga meeldis see formula, aga ma ei saa midagi teha. Ta on lihtsalt katki ja ma pean ta ära viskama. Ja mul oli nii kahju seda näha. Ma enda meelest ei teinud mitte midagi temaga ja ta lihtsalt üks hetk on lihtsalt puruks selle sees. Ja viimane meigitoode täna, mida jagan sulle, mis on täiesti otsa saanud, on NYX Thick It Stick It kulmukeel. See on siis nende toonitud kulmukeel, neid tuleb erinevates toonides. Mul oli selline minu jaoks natukene liiga hele toon tegelikult. Vaatan kohe, mis ta nimi on. Cool Ash Brown. Iseenesest, kes otsib sellist kerget toonivat, kinnitavat, selliste nagu ütleme kiududega kulmuduši, siis need NYXi omad on väga toredad. Üks asi, mis tema puhul mind natukene häiris, on see, et aplikaator on natukene liiga suur. Aga selle kasutasin täiesti lõpuni ära. Mis siis, et ta oli mu tooni mõttes ka kergelt hele. Kuidas ma kasutasin? Ma kasutasin siis nii, et ma tegin pliiatsiga natukene kulmud alt ära ja kinnitasin sellega lihtsalt üle. Nii, ja mul on jäänud veel viimased näohooldustooted. Ma alustan huuletoodetest. Mul on huuletooteid lausa 3. Kes otsib huulepalsamit, siis siit tuleb kohe selline soovituste nimekiri. Mul on siis 2 huulepalsamit lihtsad, tavalised, igapäevased ja siis mul on Babee SPF 50 huulepalsam täiesti otsa saanud. Nendest 3 nüüd, mis on minu lemmik? See sinine Babee. See sinine Babee tavaline huulepalsam on tõesti selline mõnus kreemine, niisutav. Ta päriselt ka teeb su huulte heaks midagi, kui su huuled on kuivad ja nad tõesti nagu vajavad abi. Siis nagu see Bioderma oma jääb minu jaoks sellele Babee omale kõvasti alla. Ma kasutasin ka enam-vähem selle lõpuni ära niimoodi õhtusel ajal. Ma panin ta endale magama minnes peale, aga ma ei ostaks seda uuesti. Selle ma ostaks kohe. See on super mõnus. Ja kui rääkida nüüd sellest Babee SPF 50-st, suvel väga oluline, väga vajalik toode SPF 50. Mul on minu meelest uus juba täpselt samasugune see olemas ja kasutan edasi. Kui sul on mõnda SPF 50 huulepalsami soovitust, siis jaga ka video alla. Nende kohta tahaks rohkem teada. Ma ei ole väga palju jõudnud katsetada. Olgem ausad. Ei jõua kõike katsetada, kuigi tahaks. Nii, mul on otsa saanud üks kangasmask. See on It's Skinny hüroonhappega kangasmask. Väga mõnus endiselt. Ma armastan selliseid lihtsaid, niisutavaid, rahustavaid kangasmaske. Ma väga palju kangasmaske selliste toimainete või retinoli või C-vitamiiniga ei ole kasutanud, sest et ei ole lihtsalt sattunud, ütleme niimoodi, ja ma ei ole ka nende esmane haaraja, et ma
Neid toimaineid pigem kasutan seerumi baasil. Aga selline niisutav kangasmask aeg-ajalt nahale panna väga mõnus. Ja It's Skin on minu teada vist Korea kosmeetika. Jah, et see oli väga tore. Üks väike sample Mavala nahahoolduse brändilt, mis on müügil Ideaalkosmeetikas. Neid on võimalik, et kuskil veel. Nende multi-moisturizing sleeping mask. Ehk siis selline niisutav näomask, mille võib jätta nahale õhtu selles nahahoolduses. Mavala toodetest ma sain katsetadagi selliseid väikseid sampleid, päris mitmeid. Ja nendest mulle väga meeldisid 2 sarja. Tal on C-vitamiini sari, mis on selline oranži kujundusega. Ja siis see sama sinine, mis on nende siis niisutav, dehüdreeritud nahale mõeldud sari. Nende tooted on väga toredad, et soovitan uurida, kes tunneb huvi. Iseenesest selle testri ma kasutasin lõpuni. Ma koheselt ei jookse seda ostma, aga ta oli väga soliidne. Üks SPF, L'Oreal Revitalift SPF 50 C-vitamiiniga. See on nüüd sellest samast sarjast, mille C-vitamiini seerumist ma rääkisin. Üks toredamaid SPF-e, mida ma viimasel ajal olen katsetanud. Väga mõnusalt selline La Roche-Posay Chaka Fluidi laadne, ehk siis ta on hästi selline kerge, vesine, jooksev, sobides kõige rasusemale nahale ka ideaalselt. Hästi hea tugev kaitse. Ta sisaldab natukene ka C-vitamiini, jällegi tugevam antioksüdant sisse pandud, mis on minu meelest väga tore. Mul on ainult head sõnad ja mul on juba uus kasutuses, nii et soe soovitus. Kes ei ole seda veel proovinud, see on tõesti mõnus. Ja meigi all istub hästi, ei hakka rulluma mitte midagi. Ja viimase tootena täna, täiesti viimase tilgani otsa saanud, on Revoxit Centella Asiatica seerum. See nüüd on nende siis tsikaga näoseerum, mis on niisutav, tugev antioksüdant, tsika ehk siis Centella Asiatica ehk siis Aasia vesineba eesti keeli. Mõnus niisutav vesine keel ja seerum, kui sa soovid nahale kerget sellist rahustust, niisutust, antioksüdantide kaitset. Kellel on näiteks tugevam vistrikulaine peale tulnud, punetused, ärritused, siis tsikaga tooted on hästi hea, mida haarata. Ta on selline vesine keel ja see imendub hästi kiiresti, sobides ka rasusele nahale väga hästi, et seda ostaks küll veel, et väga mõnus. Ta on küll hästi lihtne toode, Revoxi tooted on odavad ja väga lihtsad, et selles mõttes tasub proovida, kui sa ei ole seda katsetanud ja sa otsid miskit sellist. Otsas täiesti tühi. Mul oli tõesti tore tulla tagasi sellise klassikalise tühjad pakendid videoga. Ole hea, jaga mulle video alla, kui sul on mõni videosoov, sind huvitaks mõni teema, millest ma näiteks võiksin rääkida, mõni uus toode näiteks, mis on tulnud turule, mis võib-olla mul on olemas ja mida ma olen katsetanud, aga mida ma ei ole jõudnud lihtsalt YouTube'is veel jagada, või mõni muu videoidee või küsimus või lihtsalt jaga mulle, kuidas sul vahepeal läinud on. Aitäh sulle, et sa täna vaatasid ja loodetavasti ma olen nüüd omadega jälle ree peal, nii et fingers crossed, me näeme varsti. Aitäh sulle! Tšauka! Meow.